Veenus ja Vilma, mida teie siin teete? Mis te siin istute niimoodi? Oi, õpetaja, meil on kõht nii tühi. Oota pisikesed, küll kõht on teil tühi. Midagi tahaks süüa, aga sööklad kinni. Aga mul on teile midagi head pakkuda. Meil on klassis esimesed tomatid valmis. Jaa, lähme ruttu vaatama. No tulge hopsti, ma võtan teid sülle. Lähme siis, lähme vaatame, kuidas meil need tomatid valmis said ja kuidas. Mis me sealt siis leiame? Panen teid siia kenasti istuma. Nii, Vilma ja Veenus. Oi, nüüd said käed mullaseks. Väga hea, vaatad. Ma panen teile siia taldriku ka ja hakkame vaatama, palju neid tomateid siis siin peal on. Vaata, Veenus, sinu ilusad kollased tomatid, sinu nimelised. Nii äge. Korjame ära, vaatame, siin on siis Green Topiga väetatud tomatipotis olevad tomatid. Korjame need siit ilusasti küljest ära. Tegelikult on nii, et kui te olete viljad ära korjanud, siis see annab võimaluse uutele viljadele kohe juurde tekkida. Mida kiiremini ära korjatakse, seda rohkem saab vilju juurde tekkida. Muidu läheb kogu energia nendele olemasolevatele viljadele. Nii. Nüüd saame kokku lugeda. Kas sina, Vilma, oskad lugeda, mitu vilja me saime? Proovi, vaata, kas sa saad aru, mitu vilja siin on. 1, 2. Oi, viljad veerevad ju. Hakkame otsustama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vilja. Noh, jätkub ju teile 2 söömiseks küll. Nii. Ma toon paberi ja pliiatsi, paneme kirja ka, mitu vilja me ära korjasime. Paneme kirja. Veenus, sort Veenus, 9 tükki ja siin on Green Topiga. On väetatud 9 tükki. Nii. Noh, kas me tõstame need siit laua peale praegult ära ja korjame teised ka? Nii, paneme need siia kõrvale. Need on siin. Nii, ja proovime siis need ka ära korjata. Tulevad hästi kergesti siit maha. Siin tundub valmis vilju rohkem olevat. Saab süüa, kohe saame maitsta. Jah, kui kõht on tühi, siis ei jõua ju oodata. Nii, Veenus, aga loeme üle, paneme nad enam-vähem ühte ritta ja siis saame lugeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sellelt poltilt saime 1 vilja rohkem. Aga kas te oskate 2 peale kokku liita? Mitu tomatit siis kokku tuli? Ühes on 9 ja teises potis 10, siis mitu tomatit kokku tuleb? 19. Väga õige. 19 tomatit paneme siis sellega kirja. Veenus ja siin oli siis Violan. Ja siin on 10 tomatit. Te teada, mis siin tomati sees on? Muidugi. Lõikame siis selleks tomatit lahti. Ja siis saame neid süüa ka. Nii, lõikame tomati katki pooleks. Hoppa! Mis siin sees on? Mis te näete siin? Vaadake hoolega. Mida te näete siin? Need on vist seemned. Ongi tomati sees, tomativilja sees on uued seemned. Ja kui need seemned siit välja võtta, väikesed seemned, kui need siit viljalihasest välja võtta, paneme siia aluse peale,
siis kui see seeme niimoodi välja võtta ja ära kuivatada, siis on võimalik sellest samast seemnest kasvatada jälle uus tomatitaim. Nii et tegelikult ühes väikeses viljas on hästi palju seemneid ja siis saab juba jälle külvata neid seemneid kevadel ja uued taimed kasvatada. Nii et nii on võimalik endale uusi taimi kogu aeg juurde saada. Aga nüüd proovime neid süüa ka. Ma tegin selle pooleks ja proovime. On maitsvad? Nii magusad. Ise tehtud, ikka hästi tehtud. Tasub kasvatada küll. Ja ma loodan, et teil on sama maitsvad. Aga nüüd loeme üle, mitu Vilma on. On toredad taimed, palju suuremad kui Veenuse sordi omad, aga vilju tundub selle eest jälle vähem olevat. Ja see ongi erinevus, et erinevad sordid kasvavad erineva kiirusega, moodustavad erineva arvu vilju, aga ega see ei tähenda seda, et ühel on neid natuke rohkem või teisel on vähem, et oleks halvem või parem sort, et tegelikult on kõik sordid väga head. Aga korjame nüüd siit põõsa pealt ka ära need väiksed marjakesed, tomatimarjad. Nii, ja kui vili ei ole valmis, siis ta ei taha siit taime küljest ära ka tulla. Et ära tulevad hästi kergelt ainult valmis vilmad. Ja näed, ongi ainult 3 vilmat. Et aga vilma ära kurvasta selle pärast. Et kindlasti tuleb, siin on näha rohelisi vilju veel. See on nüüd jälle Green Topiga väetatud vilma. Ja siin on Green Topiga ja on 3 tükki. Ja vaatame siis, palju on Biolaani väetatud taime küljes. Nii, 1, 3. See on veel kinni, see ei tule, siit on kinni. Oi, siin on põõsas peidus veel. Paneme siia veel. Otsime üles, need on kavalalt peitu pugend. Näe, kui tore, siin on ka 1 rohkem. 4 tükki. Näete, nii ühtemoodi Vilma ja Veenusel. Ühel taimel oli ka siis 1 vili rohkem. Siin on siis Biolaaniga. On 4 vilja. Vaat kui vahva. Aga proovime neid ka süüa. Mis maitset see Vilma siis on, et kollased tomatid olid väga magusad. Proovime siis ühe punase ka ära, et siis saate ehk kõhu täis. Noh, annan teile kummalegi maitsta. Ma ka proovin. Ui! Teate, mis maitse on? Täitsa tomatimahla maitse on. Nii kui oleks tomatimahla ja on magus, värske. Hea on küll. Väga huvitav. Väga maitsev. Ei ole midagi öelda. Mis te arvate, Vilma ja Veenus? Kas tasub tulla aianduskooli aiandust õppima? No me peame mõtlema. Aga aiandus on äge. Ma olen 100% nõus. Aiandus ongi üks äge eriala ja tulge meile aianduskooli, kui suureks saate. Kindlasti tulge meie juurde õppima.